Tere hommikust siis. Täna on 6. mai. Viimased päevad saab püüda Kasari jõel siis vimba. Kell on praegu 6 hommikul, isegi natuke vist vähem kui 6. Päike tõuseb ilusti. Ja ma mõtlesin siis tänase video teha selle, et kuna mul tuleb nüüd luigelaat ja asjad, et ma ei jõua enam vimmale enne keeluaega, et siis teeks väikse esimese ja viimase püügi see aasta Kasari jõel. See aasta on vesi väga madal jões. Ei ole üldse seda vett siin ollagi, et ei ole keerulised on need lood sealpool sood, nagu öeldakse. Et vaatame, kas õnnestub täna midagi välja võluda, et Aare pidi ka liituma hommikul, aga kuna tööd oli palju, siis ta praegu ei jõudnud tulla hommikul kohe, et magab natukene ja siis meiega päeval liitub. Vaatame, eks ole näha, kas ta tuleb siia vimba püüdma või tuleb juba kohe otse Merikale. Et mul on plaan niimoodi, et kuna ma tahtsin 2 head asja teha, et mul on nii kiire kogu aeg praegu, et tahaks nagu seda Merikat ka püüda. Ehk siis ongi see, et püüame hommikul vimma ära ja siis äkki lõunal teeb väikse une ja püüab lõunast ja kuni õhtuni välja siis seda Merikat. Et täna ilm on selleks ka väga okei tundus. Praegu, mida ma otsa panin, ussi-tõugu kombo, kas midagi õnnestub saada või mitte, kõigepealt tuleb õige sügavuski paika saada. Eks seda rohtu on asju ka juba põhjas, et hommik on selline mõnus -2, ilm on sellest ilus. Hommikul kella 9 pidi võtt läbi olema, eks näha ole, mis ta teeb lõpuks. Kas meil on täna lootust kala saada või ei ole, eks aeg näitab nii, et jälgime juba videost, nii et kuidas läheb. Selle aasta esimene ja viimane vimmapüük siis Kasari jõel. See aasta on olnud Kasari vesikond üldiselt on väga nutune olnud, pole midagi head olnud. Särjega hästi pihta pole saanud, vimba midagi vahepeal tuli, aga pigem vimba ikkagi sai Pärnu jõgikonnast. Ai, esimene vimb oli juba käes, aga läks otsast. Tabama need mättad ära, et praegu on see, et rohelist ollust on nii palju juba põhjas. Tahab jääda mätaste taha kinni see konks. Et vimma puhul on see tähtis, et sa ikkagi loistaksid teda mööda põhja, et mitte ei ole kuskilt, ei jooksu ülevalt see asi. Kell kukkus 6 ja kohe rahvas hakkas voolama. Et kohe tuli 2 autot selle peale. Et enne oli jumala vaikne, olin esimene jõe ääres. Et sellest et see lahe vaadata, et ma mõtlesin, ma olen ammu hiljaks jäänud, et raudselt on juba jõe ääres rahvast, aga näe, ei olnudki. Uss otsa tõugule. Natuke muutsin sügavust ja esimene vimp käes. Oppadi! Lär siple, raunama. Ei ole küll ilgelt suur, aga vähemalt vimb. Väga mõõdus. Noh, järgmine saak, väike karbikene. Kaamerat vahepeal võtnud kaasa, mõtlesin proovin uut kohta. Kena turb. Nii, et päris hea võitleja oli. Selle viskame tagasi. Väga ilus jälle. Mina olen see aastas täheldanud Kasari peal seda, et kuidagi ei ole saanud selle särjele pihta ega vimmale hästi. Ja mingeid jutte ma olen kuulnud seda, et vimp pidi pigem liikuma selle madala veetaseme tõttu ülespoole siis, kui on vesi, või noh, mitte vesi, vaid kui on pilves või selline sombuni ilm, et päikest pidi vimp kartma. Mis te arvate? Kas vimp kardab seda või see lihtsalt on olnud? Ma olen käinud liiga ilustel päevadel, kui lihtsalt kala ei ole söönud. Mul on juhused olnud, kus ma käin sama koha peal, püüdnud eelmine päev, ei saa midagi, ei saa ühelt poolt kallast ega teiselt poolt kallast. Ja siis järgmine päev sõber läheb, püüab üksi ja saab mõne tunniga, saab 39 tükki näiteks. Et kala hakkas lihtsalt üles liikuma, meil tol päeval, eelmine päev lihtsalt ei liikunud. Kas te olete täheldanud ka seda sama asja või mis teema sellega on, et miks see aasta kuidagi see väga imelik on olnud, kas sellest, et külm on olnud opa otsas jälle. Et mis asi see mõjutab seda? Üks läks minema, teine tõusi juurde, nii rahvas liigub siin.
see on juba tume, sellel on kuderüü peal. Siin on nüüd näha kuderüüga seda kala. Ta ei ole veel nii tume küll, aga ta on kude ja ikkagi vimb on ka veits kare ja ussi ja tõugu kombo. Et siin on nagu seda tahtnud paremini kuidagi. Kindlasti ärge unustage tellida ka meie kanalit, haipida videot ning ka likeida. Et olete tellimistega kursis ning muidugi pange ka seda kellukese märki. Et sellega tulevad teile ka märguanded uutest videodest. Et nüüd peale seda video tuleb, järgmine nädal tuleb merikapüük. Võib-olla tuleb Norra, vaatame kumbat pidi ma teen selle asja, aga ma arvan, et ma teen Kluiverti teine etapp. Vaatame, kuidas tal läheb. Päris tihe on see graafik, et tuli üks päev ikkagi kalapüügile ka pühendada. Et ei ole see aasta. Või noh, kevadel on suht vähe videosid tulnud välja, et lihtsalt aeg olnud nii. Aga mingid videod on tulnud nii, et tore olete vaadanud neid ja kommenteerinud ja aga andke muidugi teada, kuidas teil läinud on. Sel aastal on siis erakordselt madal igal pool jõgedes vesi, et ma vaat sellist jõgede veeseisu mina oma kalapüügi perioodi ajal ei mäleta näiteks. Et see on ikka hull on see, kui madal see vesi võib olla. Et see aasta nagu särge on väga vähe saanud kuivama. Et tint on valmis saanud. Ja, tule nüüd võtame kala ka vaheliseks. Paar triivi on olnud vaikus. Aga ikkagi tahab värsket asja otsa saada. Ussi-tõugu kombot. Et kui on ikkagi nässakad selle otsas, siis mina vahetan isiklikult need ära. Olen pannud tähele, et vimmal see nagu toimib paremini. Kaamera kinni panin, siis kohe võttis ka. Ai, mõnus. Mõni tuleb üle rahulikult, mõni ikka liigub nii. Ja ma püüan siis Ovneri konksuga. Selline, minul on hetkel rohelist värvi õpetuse taustaga vist, ei kuldne taust. Selline, et väga hästi toimetab. Tina mõss ja selle mõssiga on see hea asi praegu huvitavana. Kõik mu kalasi ilusti ülevad mokas. Neid usse tõuke on ikka meeletu kogus otsas. Kerimise pealt hakkasin välja võtma ja kala tuli otsa, normaalne. See on selline väiksema poolse vimb. Seda ma ära ei võta. Et see on liiga ikka. Et see võib-olla on täpselt mõõdu piiril, aga noh, tuleb tagasi. Täna mõtlesin, et ei vitsigi hommikul panna siin kalamehe riideid selga. Saab nagu nii linnainimene linna urle tulla kalale. Kummikuid pole vaja, kallas on kuiv, väljas oli -2, panin siia ühe sooja pesu alla oma pusa ja ei on tullu midagi. Et väga mõnus on niimoodi olla. Et see on väga mõnus käia, et tuult hoiab ja kõike, et see on selline Paul Bergi nüüd õhem versioon, et mul on talve oma, ma kasutasin, või noh, siis ongi sügis, talv, ütleme, vara kevad on mul see teine roheline ja see on selline mõnus soe, et kui nüüd on veel külmemad ilmad või tuulisemad, siis ma sellega käin õhtuti jõusaalis veel. Aga muidu ikkagi igapäevas käimiseks nüüd kevad, suvi, võib-olla vara sügis, kui on veel soe, siis ma ikkagi kannan seda sama kalaga otsas. Et väga mõnus. Ja neid on eri värve, soovitan vaadata neil kodulehel. Et võid ka kalal käia, ütleme nii, et ei pea ainult linnas käima. No sügisel sai siin selle paksuga sai käidud ju räime püüdmas. Et siin on selline ka, ütleme, kai peal püükus. Ei ole vaja mudas püherdada. On jälle korralik maup ja jälle niina otsast ilusti, nii nagu ma enne rääkisin. Et kõik on ilusti siit keskelt kinni. Ei ole kuskilt suunurgast ega kus muidu mõnikord on nende plastikmõsside asjadega. Läheb suvalisest kohast kinni. Teeme siis proovi, et kas marmõssi värvil on tähtsust või ei ole. Et enne mul oli roheline, nüüd ma panin kollas, sest mul läks liiga hoogades siin kala välja ja siples ja läks lõpuks lips katki, et ei olnud viitsinud mitu püüki lipsu vahet. Või noh, eelmisest korrast oli lips vahetamata ja eks ta oli nõrk lõpuks. Aga näe, esimene võtt oli praegu ära. Korkpardiralli tuleb. Tuleb ka kollase mõssi peale. Tundub, et täna ei ole vahet marmõssi värvi. Mõnikord on, kus on vana, kus see teeb sõita. Pani küünlaid lausa. Kui vana, see on korralik mets. Ma ei julgegi nii hullult tõsta üles. No ikka hommikusöögi aeg on siis, et mõtlesin, et võtame mõned kingid kaasa. Ei ole veel täitsa üle kuivanud. Ei, siin on hea. Minu kõige parem lemmikum osa
tindist. Mari. Sooldus on ka täpselt paras. Aga värske tint on ikka hea. Või noh, kuivatatud tint siis. Kell sai 9. Väideta ütlevad, et nüüd enam kala ei võta. Eks näha ole. Mul on 15 kotis ja 5 tükki on ära võetud, nii et... Või noh, 5 tükki on tagasi lastud. Pluss 1 turb. Sööme tindi ära, püüame edasi. Ei ole veel täitsa tuua. Selline väiksema poolsem. Viskame tagasi, meil kohe limiit täis nagu nii. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say louder, say louder. Oh, feel the moment, feel the power. Kus on ponu paks ja raske. Korjalik koljat. Oi, kui mõnus võitleja. Opariit, jumal lookast. Ai, mõnus, mõnus, mõnus. Vastu vooluga veel, ossa vana kui mõnus. Siinkohal ongi siis paslik lõpetada tänane vimapüük. Et ma jään veel kaifima edasi. See on mingi eriti koll, ei taha üles tulla või see on risti otsas. Ei ole. Et limiit on täis püütud. Ma natukene veel naudin. Filmid rohkem ei viitsi, et aitab küll. Lähme vaatame, kuidas merikapüük täna läheb. Osso vana, tuleb veel. Latikas hoppis või? Ei on vimbik, ei saagi aru. See ei taha üles tulla. Ai, ära läks. Nagu jäeldaks ikka. Kõige suurem läheb ikka ära. Nii et tänase päeva suurim vimb läks täna ära. Nii et, oi jah, nii. Aga kaifime siis nii, et. See on ju kena vimmaga. Väga ilus. Väga hästi. Kõik on juba jooks. Siis on üks vähem. Kohtume juba mere ääres. Vesinik on nii kristall. Oho, nii vajutas või? Kõigi käis või? Korra nagu kas... Nagu tonks oleks olnud. Ega see meriforelli püük mõnikord võib olla ikka hullem kui võrkapüük. Täna ma ei tea, kui palju kilomeetrit maha kõnnitud vees, aga noh, kala leitud ei ole. Ma arvan, et mingi 5 kilomeetrit juba kokku. Päris pikalt on mööda mandrit lastud ja siis on veel tagasi vaja auto juurde kõmpida. Päris ulme päev on olnud. Päris väsitav. On küll jah. Jalad on jumala läbi. Ma olen hommikul kella 6 alates jalul olnud. Okei, nii kaua istunud, ka autoga sõitnud. Kohti vahet. Aga noh, ilm on sellest ilus, nii et väike kirve on peal ja teeme ühe koha veel ja kui seal ei ole ennem päikseloojangut, läheme koju ära. Aitab küll tänaseks.
Opadi. Ops, nina eest tuli üks otsa, ma nägin just kaugel Merikat. Seal taga hüppas veest välja ja nüüd tuli mulle ka, lõpuks õnn naeratas. Kahjuks on alakas, aga... Opadi, juhu! Sain ikka päeva lõpetuseks ühe kala ka. Oh, siit samast eest. Nice. Ja nüüd sul kaamerat ei ole täpselt kui vaja on. Ja mul ei ole kahva. Tahad tulem või? Ta kuidagi imelikult on kinni. Ei, mõõdus. Oh, jumal. Oh, kurat, mis pidi see kahv on. Tubli. Päev läbi jälle tööd tehtud. Ta on mingi 53, 4, 5. Võitaks ma julgen teda tõsta siin sees korra. Ei, tere landist. Ei, ma ei tõsta välja. Jaa. Ei, on. Okay. Otsas kala. Jaa, ilus mõõdukas tundub. Opadi! Korralikku sõitu teeb, tahab ka sukelduda nagu sinu oma. Ai, mõnus. Tule nüüd. Jaa, suurem vist isegi kui sinu oma. Tule nüüd. Jaa, tundub küll. Oota, ma ei ole veel kindel. Oota, las ta tuleb siia kõigepealt. Vana õhtune klassikaline lant. Hõbe, jah? Tundub vähemalt. Oh, ilus, paksuke. Tule nüüd. Tule nüüd lihtsalt. Ai, kas vend teeb sõita? Tule nüüd siia. Opadi käes. Ilus on suurem jah kui sinu oma. Jaa, yes! Täitsa ilus ju. Oota, mis nad on? Minu oma on, ma arvan, mingi 52 või 3. Sinu oma on, äkki on 60. 53 jah. 1, 2, jah, 3. 53. Näe, 61. 61 jah. Normaalne.